Tänases saates on mees, keda Jumal kutsus ülistusmuusikuks, ilma et tal oleks olnud muusikalist haridust. Omast kogemusest võin öelda, see ülistus on võitud ja see puudutab kõiki hingekeeli. Sind armastan, sinu arm ei lõppe iial. Iga päev olen hoitud su käest. Sel hetkel, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Aitäh sulle, Arnes, tere tulemast saatesse. Aitäh, tere tule. Aitäh kutsumast. Mind on alati puudutanud sinu ülistus, selles on midagi erilist ja seal on tunda, et Jumal on sind kutsunud, Jumal on sind võidnud selleks. Ennem veel, kui me räägime su perekonnast, ole hea, räägi, kuidas Jumal sind kutsus oma riigi tööle muusikas. See on selles mõttes üks, ma võin öelda, et ma tihtipeale näen selliseid vaimulikke unenägusid ja mis Jumal on annab, siis see kutse, ma võiks öelda, et see on elus ainuke kord, kui ma olen näinud oma elus päriselt nägemust, ehk siis päisepäeval nägemust, et tuleb mingi pilt silme ette ja mõtled, et mis asi see oli. Ja see on võib-olla tõesti üks asi, kui me räägime Jumalariigi tööst, et nii nagu Paulus oma kirjasid alustab, tihti ütleb, et Jumala poolt kutsutud ja valitud, et siis see juhtus, siis oligi päisepäeva ajal, kui ma olin, ma arvan, 1 aasta või 1,5 aastat olnud kristlane juba ja siis täiesti tööl olles, ma mäletan, ma töötasin telemajas tol hetkel, see oli sükene ruum, kus ma sain üksi olla, sükene 24 tundi vahetus. Ja ühel hetkel lihtsalt, kui ma kuulasin ülistusmuusikat, panin tollel ajal kasseti peale, siis olid kasseti ajastu ja noorena tihtipeale väga paljud laulavad kaasa, ülistavad. Ja ühel hetkel sel ajal, kui ma seal kaasa laulsin, siis kangastus siis üks pilt mulle silme ette, kus ma olin siis koguduse ees ülistamas. Täpselt kuidagi mäletan seda hetke, et koguduses veel sellist asja kui ülistusmuusikat ei tehtud. Et lauldi hoopis teistsuguseid laule ja ülistus oli pigem selline veel müstiline asi. Ja kui ma seda nägin, et siis ma mõtlesin küll, et mis asi see nüüd oli. Aga ma sain üsna ruttu aru, et Jumal näitas siis mulle tulevikku ja ma arvan, et läks mõni aasta mööda, kui ma siis avastasin koguduse ees teistes, et nüüd oligi see hetk käes, mis ma nägin. Ja niimoodi see kutse oli ja see kutse oli selles mõttes nagu omapärane või ma ei tea, kas omapärane, aga Jumala käekiri ongi tihti selline, et ka edaspidi mul ei ole olnud nagu mitte millegiga kiidelda, et ma oleks seda õppinud kusagile kellegi käe all, et miks Jumal just nii tegi, et ta valis kellegi, kes ei olnud muusikat õppinud. Et võib-olla lihtsalt see nagu ka kirja koht ütleb, et näidata oma au sellega, et ma ei saa kunagi öelda, et ma õppisin seda, et sellepärast ma seda teengi, kõik on loogiline. Et otseselt mingit inimlikku seletust sellele ju ei olnud. Ja see on nagu hoidnud ka mind selles mõttes, miks ma ei ole ka tihti võib-olla teinud ilmalikku muusikat, et on põhjuselt selles, et see on olnud nagu minu jaoks väga selgelt Jumala kingitus
ja nii kui ma nagu lähen kuskile mujale seda tegema, siis mul tekib selline reetmise, jumala reetmise tunne, et noh, teistel seda ei ole ilmselt, aga et minul on just see, et ma tunnen, et see on mulle antud kindlaks eesmärgiga ja ma peaksin seda kasutama nagu õigesti. Et aga sealt see kutse jah tuli sellisel viisil, et ma olen seda ka hiljem rääkinud, et see minu elus on ainuke selline päisepäeval nähtud nägemus, mis siis näidati tükk aega ette siis pilti sellest, mis hakkab nii nagu sa tulema. ütlesid, sa nägid seda tükk aega ette, nüüd sa näed selle nägemuse. Kas hakkasid kuidagi ise selles suunas liikuma või kas sa tegid ise ka midagi selleks, et see jumala nägemuse ellu saaks tulla? See on huvitav, et ma tegelikult, kuna mulle muusika meeldis, siis ega ma midagi muud ei teinud, kui lihtsalt vabadel hetkedel mängisin pilli, mul õde vist läks kitarri õppima, tõi kitarri koju ja siis noh, ma ei saanud ka oma käsi eemal hoida, et ma ikkagi nagu õppisin või noh, lihtsalt mängisin ja nii palju, kui mulle materjali siis kätte tuli igalt poolt. Aga mul oli selline nagu pigem selline sisemine veendumus, et ma lihtsalt olen ja palvetan, olen Jumala ees ja ma nagu ei kahelnud nagu selles, et mingil hetkel ma nagu võib-olla hakkan rohkem tegema. Mul on lihtsalt paar hetke meeles, et kui oma koguduses ma alustasin tegelikult helimehena ja siis ühel hetkel ma vist paotasin niisuguse sõna, et noh, et äkki ma võiks ka nagu mikrofoni laulda või midagi sellist. Ja siis ma mäletan seda reaktsiooni, et mis mõttes nagu, et sa oled hoopis teine inimene, et sa nagu ei tee seda. Ja siis oli see mul väga hästi meeles, et noh, et tegelikult ma võin nagu rahulikult oodata oma aega, et ma ei pea kuskile ennast suruma. Ja asjad hakkasid minema nii nagu on, et Jumal avab uksi, annab kellegile südamesse kutsuda. See algas ilmselt sellest, et oli üks lastelaager ja ma olin vist 2 nädalat kitarri harjutanud või mänginud üldse 2 nädalat kitarri ja keegi küsis, kas ma võiks tulla sinna lastelaagrisse kitarri mängima. Ja noh, siis see on küll mu isikuomadustes, et ega ma ei ütle, vaid kohe nagu, et tšah, muidugi tulen, kuigi vaatamata sellele, et ma ei tea, kas ma hakkama saan. Et kõigepealt ikkagi jah ja siis vaatan, kuidas ma välja ujun. Ja siis oli nagu esimene võib-olla selline hetk, kus inimesed siis võib-olla, vähemalt oma koguduse inimesed siis nägid, et noh, ma ei tea, natuke vist mängib ja natuke vist laulab ja saab hakkama ja siis hakkas see pall veerema kuidagi. Keegi on öelnud jah, et kui Jumal kutsub, siis ütle kohe jah. Küll sa hiljem jõuad mõelda seda, et kui hakkad enne mõtlema ja siis jah ütlema, siis tihti jääb see jah ütlemata. Et teie ülistusest ja eriti ka samamoodi abikaasa Kariniga te koos ülistate. Sealt on tunda, et seal on võidmine, seal on kutsumus, see on eriand. See ei ole lihtsalt inimlik pool. Ole kena, räägi oma abikaasast ja teie perest. Kui suur te pere on? Jaa, et abikaasaga tegelikult me saimegi kokku, võiks öelda niimoodi lauldes, et kunagi oli meie esimene bänd, mis me tegime nii-öelda, oligi koos abikaasaga ja hakkasime koos laulma. Ja oleme abikaasaga nüüd laulnud, noh, mis ta siis tuleb, 30 aastat või? Natuke vähem, ma arvan, 25 äkki, 25 natuke peale. Ja peres on meil 2 toredat poissi, pildi peal on ka näha siin. Paar aastat tagasi tehtud pilt. Mõlemad poisid on, ega muusika ei ole neist ka mööda läinud, et ikkagi varatamatult mõlemad mängivad hetkel klaverit ja üks poiss mängib meil trompetit ka. Et selline meil see pere on, jah. Sa ütlesid, et sa igapäevaselt ei teeni leiva muusikaga. Mida sa igapäevaselt teed? Jaa, et igapäevaselt ma olen olnud, võib-olla me tuleme selle juurde ka, et ma tegelikult pool oma elust tegelesin sellise valdkonnaga nagu telekommunikatsioon. Ma tegelesin võrkudega, töötasin hästi pikalt Telias, see oli nüüd pool minu tööl, aga nüüd siis toimus mingil hetkel selline pööre või nii-öelda tööelus, et praegu ma tegelen siis peamiselt nüüd viimased, mis ta on siis 10 aastat natuke peale, tegelen rohkem tarkvaraarendusega ja täpsemalt öeldes siis pigem siis sellise analüütiku rollis, tiimijuhi rollis olnud, projektijuhi rollis sellist asja nagu teinud läbisegi siis väga virvarr, see elu on olnud väga mitmeid asju, olen nagu selles valdkonnas teinud, aga suures pildis siis ehitame nagu selliseid riigi IT-süsteeme peamiselt, et see on see, milles
milles ma olen nagu olnud jah, siin viimasel ajal. See on nii-öelda igapäevatöö, jah. Sa mainisid, et oli üks eluetapp ja siis muutus see teiseks eluetapiks ja kas seal vahel oli töökaotus? Ma olen kuskilt kuulnud, et sa oled midagi sellist rääkinud. Jah, ma seepärast just tahtsingi selle juurde nagu tulla, et mehe jaoks on ju selline identiteedi kaotus. Ma olen seal ise läbi elanud, seepärast ma tean, millest ma räägin. Nagu. Korraga sa oled keegi ja siis kõik su tiitlid korjatakse nagu maha ja siis mõtled, mis must järgi jääb nagu. No võt, nüüd sa juba rääkisidki selle jutu ära, mis ma tegelikult tahtsin rääkida, et see täpselt ju nii ongi. Et selle kahe selle tööelu vahel oli hästi huvitav periood tegelikult ja see on mul siiamaani meeles, sellest on tõesti natuke üle 10 aasta juba möödas. Aga ma olin ikkagi oma tööelus mõnes mõttes ju kuskile jõudnud selle aja jooksul, et olin oma valdkonna juht seal ja oli töökaotus tõesti, et seal olid suured sellised ringi struktureerimised ja muutused ja pidin läbi elama siis elu esimese koondamise ja kui sa oled ikkagi olnud, ma olin 15+ aastat seal tööl ja nagu sa ütlesid, eriti võib-olla mehena, see nagu ma ei arvanud seda, et see identiteet on niivõrd selles kas tiitlis või töökohas kinni. Et meeste jutud on ju tavaliselt ikka sellised, et mis sa teed, kuidas sul läheb ja siis võrreldakse, kui hästi kellelgi läheb. Ja mis autoga sa sõidad? No mis autoga sõidad, jah. Et sellised asjad tahes tahtmata, oled sa kristlane või mitte kristlane, ikkagi on see nagu vägagi nagu tugevalt ja nagu identiteedis ja ma mäletan seda, et ma ei arvanud, et see nii hull on minu jaoks, et ma ikkagi elasin väga raskelt seda nagu läbi. Et kes ma siis nüüd olen? Et ma nagu järsku avastasin, et ma olen kogu aeg ikkagi mõelnud taga kuklas, isegi kui ma ei räägi inimestega. Aga ma tean, et ma olen tegija näiteks, et ma olen positsioonil, ma olen teinud karjääri ja siis üks hetk, seda ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et okei, muusika mul ikkagi veel on. Olen siis nii-öelda kristlikul maastikul, siis nii-öelda muusikainimene. Aga siis tuli sel samal perioodil, kui ma olin, ma valetan, ma läksin küll uuesti tööle, aga korraks ajutiselt ja see oli väga lühiajaline, 5 kuud ja jälle sama asi nagu. Ja siis tekkis sel hetkel ka, osad teavad selline asi nagu kõrvas tinnitus, ehk siis siuke vile. Ja ma mõtlesin, et mida nüüd, et nüüd on siis sellega ka veel kõik, et siis oled nagu jumala ees, et mis see nagu kõik tähendab, et sul nüüd see, mis mõtlesin, et mul veel on järgi jäänud, et seda ka ei ole. Ja see oli selline, aga see oli vägagi vajalik ikkagi inimese jaoks, et kõik, mis sul on nagu korraks nii-öelda kaotad kõik. Ja sel hetkel, kui sa nagu, jumal nagu testib ikkagi inimest, mina tundsin, et ma olen nagu sellises nagu ma ei oska öelda, kas tulises ahjus või kuidagi, et saad aru, et jumal tegelikult, seal on eesmärk selle asjal, ta vormib. Ja kui need kõik tiitlid ja asjad said maha pandud, siis ma sain aru, et tegelikult jumala laps olen ma vaatamata kõigele. Kui kõik on kadunud, et üks laul ju on mis laulu sõnad, mis ütlevad, et mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Ja see oli nagu see periood, kus ma tundsin, et seda keegi ära võtta ei saa. Et see on tõesti, millele ma toetun, ma hästi palju lugesin sel hetkel ja nii-öelda rajasin oma elu siis uuesti uuele identiteedile, et ma olen see, kes ma olen Kristuses. Ja siis ma hiljem tagantjärgi olen nüüd mõelnud, et see on minu elus üks parimaid perioode olnud tegelikult. Et ma olen nagu leidnud sellise sisemise rahu, et ükskõik, mis ka juhtub, et see, et ma mängin täna pilli, jumala arm, et ma mängin, me kunagi ei tea, mis juhtub homme, võib-olla mis ülehomme, aga et see kõik nagu, ma sain aru, et ma olen nagu valmis sellest kõigest loobuma. Ja teades, et me ei jää vaeseks, sest tegelikult kui me usume sellesse, et Jumal meid kannab, siis ega ta lõppkokkuvõttes ei võta meilt mitte midagi ära, vaid siis hakkab tulema neid asju, selliseid, mida me ei osanud unistadagi. Ja töökohaga seoses ongi see, et kui sealt maalt sai see läbi lõigatud, siis see, mis sealt edasi läks,
noh, see oli niisugune imeline, ma ütleks, et lihtsalt lühidalt. Et selliseid asju ise ei suudaks nagu planeerida, kuidas või organiseerida oma ellu. Kuidas siis Jumal, kui me usaldame Jumalat, ta paneb õigetele inimestele südamesse sind kutsuda siia ja kes lõpuks ütlevad, et kust me näed, et kui tore me sellise inimese leidsime, et kuidas see võimalik on, et sa saadaval olid. Et tegelikult need imed hakkavad nagu siis nagu juhtuma, millest me võib-olla ei oska unistada ja ei saa ka kätte, sellepärast, et me hoiame mingitest asjadest kinni, meil on oma identiteet, millest me hoiame kramplikult, hoiame kinni, see on minu kallis asi, sellest ma ei loobu. Ja senikaua, kuni me ei ole valmis loobuma, senikaua me ei näe tegelikult neid päris asju, mis Jumal hakkab andma. Ja siis sealt edasi ma nägin väga suuri asju, kuidas Jumal andis tarkust uues töös, läksin uude valdkonda sisuliselt ja ma mäletan tagasisidet või kommentaar, et sa oled vist väga kaua selles valdkonnas olnud. Ma ei hakanud ütlema, tegelikult oli väga selge see, et nagu Jumala sõna ütleb, et kellel on puudu tarkusest, paluge, antakse teile. Et siis Jumal hakkas lihtsalt andma uute asjade jaoks seda, mida vaja. Ja näinud selliseid imelisi asju. Väga nüüd pikale läksin küll selle teemaga. See on mehe elus nii oluline etapp ja ega keegi tavaliselt sellest väga rääkida ei taha, sellepärast, et see on valus. See ei ole üldse mugav eluetapp. Ta on valus ja tegelikult nüüd ka edaspidi, ega neid asju on tulnud ju veel ja veel. Ma tahaksin nagu selle peale isegi kommenteerida, et kui inimene palub, et Jumal sündigu sinu tahtmine, siis Jumal küsib vastu, et kas sa oled valmis? Kas sa oled valmis ka või millisteks raskusteks sa oled valmis? Kas sa oled valmis taluma mingisuguseid selliseid valusid? Sest tegelikult läbi nende juhtuvad peale seda hakkab juhtuma midagi sellist, mida me tegelikult oleme igatsenud. Ja ilma selleta lihtsalt ei tule. Et ega selle mugav eluga ma julgen väita, et ei ole võimalik. Kui me piiblist loeme usutegelasi, siis ükskõik keda võtta, Moosese või Joosepi või keda iganes. Me näeme, et milles see elu tal tegelikult koosneb, et see sisaldab kõike. See on tavaliselt on need kõike muud kui selline roosamanna rahulik olemine. Absoluutselt. Mida ma nüüd sellistel hetkedel veel olen mõelnud tagasi vaadates ka enda elule ja teiste inimeste analoogsetele hetkedele, et kui meie plaane teeme, siis me teeme seda oma kogemuste pealt või teiste kogemuste pealt või kuskilt raamatust loetu pealt või kuskilt juba mineviku kogemuste pealt põhimõtteliselt. Aga kui me usaldame Jumala kätte selle asja, siis tal on tegelikult hoopis midagi uut, mida me kuskilt mingi kogemuspõhiselt kätte ei saaks. Ta avab mingid uksed ja kui tema kutsub kuhugile, siis täpselt nii, nagu sa ütlesid, ta avab uksed. Sellised uksed, mis poleks elu sees nagu võimalikud meile avanema. Absoluutselt. Ja see sama, mis sa mainisid, et teise kogemused ja versus see, et mida Jumal nagu meile hakkab andma. Et võib-olla ma tahaks selle paralleeli siia tuua praegu, et me tihti loeme piiblist usutegelaste lugusid selliselt, et kui Mooses põgenes kõrbesse ära näiteks, et me teame, mis sai edasi. Aga kui me oma elus oleme selle koha peal, et siis meil kuidagi nagu võib-olla kaob see usk ära sellesse, et see lugu on veel poolik. See lugu läheb edasi meie elus ka, et kui me usaldame Jumalat, siis see hetk on see, mis tegelikult need rasked hetked, et see ei ole lõpp, sellele järgneb midagi, et oleme kannatlikud, et kui me oleme ustavad ja Jumala ees seisame, siis me saame aru, et kõik need asjad tulevad meile kasuks ja siit läheb edasi, et tulevad tõesti need asjad, millest me ei ole osanud võib-olla unistada. Oleme küll palunud, et Jumal sinu tahtmine sündigu, aga ei ole julgenud minna sinna, sest et tihti see algab millegi ebameeldivaga, et meid pannakse kõigepealt kruustangide vahele ja siis alles tuleb sealt midagi välja. See on ääretult ohtlik palve, et Jumal kasuta mind ja võta mind oma teenistusse. Hea sõber Aldo Vinkel ikka ütleb selle kohta, kui ta oli oma koroonahaigusega surivoodil ja pärast tagasi vaatas, ütles, et ma olen kogu aeg öelnud Jumalale, Jumal kasuta mind, aga ma ei teadnud, et ta tööriistakastis sellised tööriistad on. Nii et me ei kujuta ette, milleks meid ette valmistatakse. Vahel tagantjärgi me saame sellest kõigest aru ja on hea, et on Jumal, kes teab lõppu ennem algust. Aga sealt sees olla, täpselt nagu sa ütlesid, see on kõike muud kui mugav. Jah, ja see ongi see, mida me kuidagi tihti nagu väldime, sest me võib-olla see ikkagi taandub sinna, et me ei julge usaldada päriselt Jumalat. Et siit läheb edasi.
ja neid kirjakohti on veel, mis mul praegugi meelde tuli, et see, mis on see puhastamine, see tulest läbi, et mis läheb nagu mingi materjali, kas oli see plii või mis see oli, et mida tules nagu puhastatakse, et täpselt samamoodi meid, kui me nagu mingisugusest kuumusest või mingist raskest asjast läbi läheme, saame jälle nagu edasi ja puhtamaks ja väärikamateks asjadeks, mida Jumal meid nagu, kuhu ta meid suunab. Et jah, ma jõuan neid lugusid kõike täna siin ära rääkida, mis nagu on juhtunud, aga see lihtsalt kokkuvõttes on nagu selline väga vapustav ja imeline, mida Jumal tegelikult teeb, kui me oleme valmis nagu minema läbi nendest asjadest. Sa mainisid seda ka, et kui Jumal nagu kutsub kuhugile, ta avab uksed ja sa järsku oled üllatusega seal. Kuidas sa nagu Jumala suhet oma igapäeva tööelus, kuidas sa tajud seda? Kas ta aitab sind tööelus? Või ta avab selle ukse ja ütleb nüüd, vaata, nüüd mine siit ise edasi. Ma jään ukse taha. Jah, et mul oli vist, mäleta, millal see oli päris aastaid tagasi pikalt, ma arvan, see on natuke seotud selle sama minu kannapöördega töös, et kus ma järsku tundsin, et ma ei tea, võib-olla mõni samastub sellega, aga tööd ma teen ise seal 5 päeva nädalas. Noh, see on minu oma asi või ma ei tule selle peale, et mismoodi see Jumal siin üldsegi nagu sellega seotud on. Ja noh, kirikus siis teed neid kogudusest, siis need on need vaimulikud tegevused. Noh, see on siis nüüd see Jumala riigi töö. Et ühel hetkel ma nagu taipasin, et ütlesin seal ka osadel inimestel palvegrupis, näiteks meil oma kodugrupiski hakkasime rääkima, et mismoodi siis Jumal tegelikult, mida see tähendab, et Jumal ikkagi on igapäevaselt sul tööelus ja mul küsimus oli vist, et kuidas jah, et ma ütleksin, et need lahendused, minul vähemalt on küll selline, et töö on tihti selline väga võib-olla keeruline, pead mõtlema väga siukseid leidma lahendusi, inimestega tööd, kõik asjad, mis iganes seal ette tuleb, siis mida ma olen nagu tundnud, et mingisugused üleloomulikud sellised lahenduskäigud või mõtted tulevad, mis ma saan aru, et see ei olnud minu mõte, aga see kuskilt tuli niimoodi. Ja need on need, mis nagu pärast inimesed on nagu noh, kuidagi nagu vapustatud, et noh, kuidas see asi nüüd nii läks. Kus see nüüd tuli? Et jah, mul hiljaaegu oli siin paar projekti, mis olid selliselt nagu lootusetust või jube keerulisest olukorrast nagu välja toodud just. Noh, mind kutsutigi selle pärast, et kuidagi nagu, et äkki sa aitad selle nüüd kuidagi korda saada ja pärast öeldakse, et imeline, sellist asja pole varem olnud. Et võib-olla need on need asjad, mis ma nagu näen, et Jumal, kes on maa ja taeva looja, see ei ole võimalik, et ta ei tea, ma ei tea kas või nendest tööriistadest, mis me siin näeme või mis tööl me iganes oleme, et ta ei tea sellest midagi, vaid tegelikult ta teab kõikidest asjadest kõige rohkem. Olgu see IT, olgu see mingi ehitus, tegelikult ta teab. Ja see teadmine kuidagi nagu avas ka minu silmi, et ma võin ju paluda, et Jumal anna mulle need õiged mõtted, mis just siin selles olukorras vajalikud on, sest me oleme tema lapsed, ta on tõotanud, et ärge muretsege, laske kõik palved minule, andke teada, kellel puudu tarkusest, palugu. Ja kui me teeme seda tema sõna peale, siis nii juhtubki. Ja päriselt. Nii juhtub ja ta vastab. Ja siis tekibki see, et me ei lähe pühapäeval enam niivõrd pühapäeval koosolekule, et noh, mis mulle nüüd siin pakutakse, vaid sa tunned, et tegelikult võib-olla ma tahaks jagada sellest, mis Jumal on nädala jooksul teinud. Sest noh, seal on see, kus tegelikult tulevad need asjad välja. Just, üksteist julgustada, jagada Jumala tegusid üksteise eludes. Räägi mulle, mis on ühe õnneliku abielu saladus, laste kasvatamise saladus? On sul mõni hea valem, mida mulle ja meie televaatajale jagada? Ilmselt kõik tahaksid seda saada. Just. Ja ma just lubasin, et mina õpetama selles osas ei hakka, et igal ühel on omad lood ja see kogemus kogu aeg on selline tunne, et ma olen Jumalale tänulik, et senimaani oleme saanud hakkama, oleme õnnestunud, oleme läbi tulnud nendest olukordadest, üks kogemus on küll see, mis praegu nagu võib-olla tuli mõttesse, et ei ole nii, et sellist hullu olukorda nagu meil mitte kellelgi kindlasti ei ole nii hull. Et noh, võib maha rahustada inimesed, et on küll, teistel on suht samasugused asjad. Et see on, ja nüüd on küsimus, et aga kuidas me siit nagu kas me tahame
ära lahendada või me tahame joosta, põgeneda kuskile mugavalt minema. Et võib-olla see on nagu üks asi, mis me ise oleme oma abielus, ütleme, kui me oleme need keerulised olukorrad läbi nagu läinud nendest, siis võib-olla ikkagi see kindel või teadmine, et me mõlemad ikkagi lõpuks leiame, et kõige parem lahendus on jätkata. Kõige parem lahendus on leida lahendus, mitte nagu minema joosta. Et juba see nagu loeb nii palju, sest et ülejäänud kõik vastused on sellised lihtsad stambid, ma ütlen, et palvetad, otsid Jumalat, aga eks Jumal hakkabki andma mingist, mina vahest ikka palun, et mis ma selles olukorras tegema peaksin. Et ikkagi mingisugused mõtted ja tulevad ja laste kasvatamine samamoodi. Et võib-olla see otsus ikkagi, et jätkata, teades, et mis siis hakkab juhtuma, kui ma jooksen minema, mis on nagu mugavam ja tihtipeale võib tunduda mugavam ja lihtsam tee. Et võib-olla see, et ikkagi seda võitlust nagu tuleb nagu jätkata, aga see on selline küsimus, et mis on see õige? Ei ole. Ma küsin, mis on sinu kogemus, eks? Ja sa ütled selgelt, see on üks otsus. See on üks otsus elada kinnise tagauksega. Et ei ole võimalust nii, et sa poole reisi pealt hüppad uksest välja. Et see on üks otsus, mida sa oled jaganud. Just, ja see otsus natuke isegi ka haakub sellega, et tulles tagasi tööellu, et tihti on lihtsam põgeneda kuskile, kus on mõnusam. See on sama, miks minule isegi on viimasel ajal hakanud meeldima see, et ma tahan näha, mis siis juhtub, kui ma ei põgene. Et mis preemia sellel on ja ka Jumala poolt. Ja see on magus preemia. Ja see on midagi sellist, mis on tõesti nagu väärt pingutamist. Hannes, aitäh sulle jagamast neid mõtteid. Kahjuks meie saateaeg lõpeb ja me peame siin joone alla tõmbama. Aga ma palun, et sa lõpuks palvetaksid nende meeste eest, kes tänasel päeval on tööta ja on just selles protsessis, kus nad on identiteedi nagu kaotanud ja nad ei tea, kuidas sellest edasi minna. Ole hea, palveta nende meeste eest. Jumal, me täname sind kõikide nende meeste eest, keda sa oled kutsunud ja valinud ja kes on sinu lapsed. Ja ma palun nendele tõesti sellist sinu usaldust oma südamesse. Et nendel hetkedel, kui võib-olla kõik justkui on ära võetud, mida me oleme kalliks pidanud, siis Jumal, näita sina nendele, et isegi kui kõik kaob, aga Jumal, sina oled olemas, siis me võime öelda, et meil on kõik, mis me vajame. Sest sina oled rikas isa. Sina avad uksi, sina paned meile õigeid mõtteid ja sa hoolitsed oma laste eest ja sa oled ustav. Sa ei jäta mitte kedagi üksi, kes sinu poole hüüavad ja kes sinu peale loodavad. Amen. Aitäh sulle, Hannes, jagamast oma elu. Aitäh, et sa oled see, kes sa oled, ülistades oma abikaasaga samamoodi ja hea televaataja ja hea mees. Kui sina oled täna selles olukorras, et sa oled kaotanud töö või oled just keerulistes olukordades, siis las Hannese lugu olla sulle julgustuseks. Jumalal on sulle alati lahendus ja need lahendused, jumalikud lahendused on sellised, mis on üle meie mõistuse. Aitäh vaatamast, kohtume sinuga järgmises saates. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Vaid edasi, vaid edasi. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.